No tere sõbrad, täna on 9. mai 2025 ja olen siin Naiharni rannas, kell on 3 läbi natukene. Tahaks näidata teile, milline näeb välja siis Naiharni rand madalhooajal. Alles hiljuti oli siin muide oli jõgi või siuke jõesuue tekkis. Kui olid suuremad vihmad, siis siit läks jõgi, läks merre. Aga lähme kõnnime natuke siin rannas ringi ja vaatan, palju siin rahvast on ja millega siin tegeletakse täna. No nii, ja vaata, mis siin rannas toimub. Lähme jalutame natuke ringi siin ja igatahes praegu tundub, et rahvas siin istub, siin osad on varjus siin, et kuhu nad täpsemalt siin peitu on pugenud. Aga nagu me näeme, siis siin see rannaosa on täitsa tühi praegu, täiesti tühi. Näete, seal taga on 2 inimest, seal muide selle kivi taga on väike nudistide rand, mingi paarike tuli sealt välja. Ja siin varjus istuvad 2 inimest, et kokku on mingi selles ranna osas on siis võib-olla maksimum 10 inimest, osad on kindlasti peidus. Et lähme vaatame edasi, vaatame, mis siin mere ääres toimub. Ja nüüd lähme vaatame, mis sealpool toimub, et palju siin rahvast. Siin oli 10 inimest, et palju seal rahvast on. Lähme jalutame natuke sinna poole, lähme vaatame, mis seal toimub. Ja vesi on nagu ikka 32 kraadi ja ega siin veetemperatuuril nagu selles mõttes vahet ei ole. Siin varjud lendavad üle ja siin saab varjudega sõita. Väga vinge. Lähme siis vaatame, mis siin rannas täna toimub. No, rahvast on ikka väga õredalt, arvestades, kui ilus on ilm. Mega ilm täiesti. Imeline. Siuke tuul on. Mul on mikrofonil küll tuulekaitse praegu peal, aga väike tuulekene on. Mõnusalt jahutab. Ja noh, me näeme praegu siin rannas võib-olla maksimum võib-olla 300 inimest kogu selle ranna peale. Ja Naiharni rand on päris suur arvestades sellega. Et see ei ole väike rand. Ja ujuda võib siis, nagu te näete, igal pool on punased lipud väljas. Et siin on punased lipud väljas, siin tegelikult ujuda ei tohi ja see lohesurfar võib siin ja need surfarid, nendega on teine case, neil on nagu sellised floating devices või kuidas ütleme siis ujumisvarustus. Aga supelda võib siis ainult ühes kohas, näete, kus on kollased lipud seal tagapool. Näete, seal võib supelda.
sellepärast, et mis selle põhjuseks on? Põhjuseks on see, et täna on sellised, minule isiklikult need lained väga meeldivad, aga noh, ma olen suht hea ujuja ka, aga kõik ei ole nii head ujujad. Ja siis võib olla selline asi, et selline asi nagu rip current, ehk siis on selline hoovus, mis keskelt toob nagu vee randa ja äärtest viib ära. Et sellepärast ongi äärtes on, näete, ujumine keelatud. Seal kaugemal ka veel saab, seal ei ole hoovus, seal täitsa kaugemal, et seal hotelli juures. Siis seal on selline väike nagu lahekene. Aga muidu on jah niimoodi, et see võib viia teid nagu rannast ära, et kui te talbujuja ka ja hakata vastu lainet ujuma, siis võib päris õnnetult lõppeda. Ja sellepärast vetelpääste jaoks on kõige lihtsam, kui see rahvas on nagu ühte kohta kontsentreerunud. Aga rannavarjud on ka suhteliselt tühjad ja ei ole ka meeletult rahvast, kui me vaatame, enamus on tühjad ikkagi. Väga mõnus aeg tegelikult tulla Phuketile. Kuigi jah, Eestis on ka päike paistab ja päevasel ajal ei ole võib-olla nii külm ka. Näete, milline liivaloss on siia meestatud. Äge. Lähme vaatame ja taha puudevarju ka. Ja Naiharni ranna eripära ongi siis see, et seal, te näete seal tagapool, seal on siis selline ilus puutumatu rannake, kus tahate täitsa omaette olla, kus see 10 inimest enne oli. Ja siis siin on selline, kui te tahate Pirita ranna efekti, et külg külje kõrval ja teiste inimeste ees. Mõnele meeldib lihtsalt, päris paljudele meeldib Eesti inimestega koos päevitada. Ei taha omaette olla. Siis saate siia tulla. Saate näidata ennast seistele. Ja Naiharni rand on jah äge, et tal on ilus rand. Siis näete, osad rannavarjud on viidud sinna taha. Siis on sellist tühja pinda päris palju. Siin tuleb. Ja siis järgmised rannavarjud on siin. Ja kes ei taha siin päikse käes olla, aga tahab lihtsalt mere ääres olla ja vahest supelda ja vette minna, siis on võimalik siin varjus olla. Üks väheseid randu, kuhu võib koeraga tulla. Näete, kohalikud on siin tavaliselt varjus. Ja siin puude all saab olla. Vahest ongi kõrghooajal, kui te näete, siin on matid maha pandud, et seal ühel on rannakiiks. Ja siis saab siin varjus olla. Ja siin me näeme, lähme siia restoranide juurde vaatame, aga näete siin jah, puud all. Seal üks inimene istub, kes tahab varjus olla. Autode parkla muidugi siin ei ole, aga mõni ikka pargib siia. Siin päris suur parkla ehitati siia juurde, pärast ma näitan teile seda. No see täiesti võimalik on varjus olla siin. Lähme vaatame siia restoranide poole ka. Siin on sellised võib-olla siis ütleks, et täitsa normaalse toiduga, täitsa normaalse valikuga restoranid. Seal on üks selline pubimõõtu natukene ja sellised väiksemad kohalikud restoranid. Lähme käime natuke ringi ja vaatame neid ka. Nii, lähme jalutame, vaatame, mis siin on. Siin on erinevad tai toidud, kohalikud toidud, snäkid. Igas tai toidu kohas põhimõtteliselt saab ka Euroopa toitu, nii et vaatame, mis need hinnad on siin. Hinnad täiesti normaalsed. Arvestades sellega, et see on otse rannas olev toidukoht, et siin sa ei saa keeldada kuskil päris sellist kohalike hinda.
selline ranna asjade pood. Päiksekreemid, pallid, Muay Thai. 9. Ravai Boxing Stadium. Sheigibaar, fruidibaar. Jäätisekohvik. Jälle üks kreemipood. Massaaž muidugi, massaaž on seal rannas ka. Aga jah, selline päris okei rand, ma ütleks. Mingi hetk oli ta minu jaoks number 1, aga siis nad alustasid siin järve ümber mingit õudset ehitustööd, kergliiklusteetööd ja siis nad jätsid selle teetöö nagu 9 aastaks seisma. Ja siis praegu ta on nagu tabelist väljas mul, et ta ei ole nagu tabelis ja mul nagu number 1 rand ei asu üldse siin nagu Puketi keskel siin või kuskil Patongi või seal kandis, vaid ta asub üldse Panva poolsaarel. Ja ranna nimi on Lime Hin Beach. Et see on väga-väga ilus rand. Tahate väheseid turistide horde ja siis minge sinna. Aga näete, siin on siis see parkla, millest ma rääkisin teile. See on nüüd alles hiljuti ehitatud, nii et kes viimasel 2 aastal ei ole siin Naiharnis käinud, siis mäletate, selle parkla asemel oli suur džungel. Džungel oli, jah. Siit saab takso. Siin see kohalik taxiservice on 200 bahti on nagu siis Ravai piires. Ja see on siis 1-4 inimest. Näitan teile natuke seda Naiharni järve ka. Sinna tulevad õhtul erinevad toitlustajad, igasugust need toidukärud, toidurollerid, hästi palju, mingi 10 tükki tuleb ritta. Päris hea valik on seal. No, selline parkla. No, selline saigi täna siis Naiharni ranna ülevaade teile, et vaatan, palju ma jõuan veel neid ülevaateid teha, et kui teile meeldis see video, siis andke mulle muidugi siin all kommentaariumis teada, siis ma teen veel selliseid videoid teile, eriti siin madalhooajast, kui ma veel siin olen, ja eks järgmine hooaeg ma proovin üldse neid videosid natuke rohkem teha, et see hooaeg läks vahepeal nii kiireks lihtsalt, et ei jõudnud isegi kaamerat välja võtta. Aga seniks tšau teile, tšau!